Ma arvan, me suures plaanis võime rahul olla sellega, mis eile oli, et üritasime natuke rehvidega taktikat teha ja ma arvan, et suures plaanis toimis okeilt, et mingid asjad olid, mis oleks võinud olemata jätta enda poolt, aga suures plaanis oli, ma arvan, kõik hästi. Kas vihmasajud muutuvad tingimused pääsesid üllatama ka kõvasti? Midagi väga hullu ei olnudki, ma arvan, et kõik, kes me lähestik olime, et kõik said üsna võrdselt, siis ei olnud nagu mingit muret. Jah, see ralli on lihtsalt olnud selline väga vahelduvate ja erinevate oludega, alustades siis jah, lihtsalt sellest vihmast juba ise, et seda vahepeal sajab ja vahepeal ei saja ja samamoodi on ikkagi mingis kohas väga rasked olud rööbaste mõttes, et ja selle Rally 3 autoga sealt seda kiirust läbi kanda on tihtipeale üsna riskantne ja selline parajalt ebamugav, aga ma arvan, et väga hea kogemus jälle tulevikuks. Ja ikkagi nagu näha, siis eestlased on väga kiired ja kolmekesi läksime seal klassis nagu eest ära ja omavahel pusime seal, et siuke WRC tase on seal 0 komadega, sõidame üksteisega võrdselt, et ei väga lahe. No need 3 võistluspäeva pakkusid igasuguseid kiireid teid ja lisaks ikkagi korralikku heitlust ilmaga ka sinna lisaks konkurentidele, et kuidas ise tagasi vaatad selle nädalavahetusel? Ja ma arvan, et just see muutlik ilm tegi kogu nädalavahetuse väga põnevaks, et muidugi ka teed on vägagi keerulised ja lahedad, aga kindlasti see ilm mängis oma rolli. Kas sind ennast ka üllatas, et nii-öelda ERC juuniori vastu või liidri vastu, mille vastu sellist kiirust näitasid koduteedel või pigem oligi see eesmärk talle siin koht kätte näidata? Kas just eesmärk, aga ei, kindlasti olime veidi üllatunud, et suutsime ikkagist enda hoogu näidata ja täitsa isegi kiiresti sõita, et selles mõttes selle üle oleme rõndnud. See on mul koduralli olnud, et Otepäält ise ka pärit, et suusatanud ja jooksnud ja rattaga sõitnud nendel teedel rohkem kui autoga, et tuttavad teed, aga sellegi poolest keeruline jälle seda legendi kogu aeg kuulata. Aga natuke kartsin ja teadsin ka, et teine tiir läheb pehmeks ja nii ta läks, et päris autole karm oli see teine läbimine. Aga saime elusalt läbi, et seal poisid pudenesid ära ja siis võtsime hoo maha, et ei pidanud pingutama. Jah, et ralli oli üpris keeruline, eriti katsetel tuli vihma. Küll hommik oli tulnud katse ajal, aga maru libe oli ikka. Ja teised läbimised oli ikka selline vihm, et kojamehed jõudnud ära pühkida, et väga keeruline jah. Et teisel katsel tegime ise eksimuse ka, aga nagu näha, ralli on pikk ja kõike võib juhtuda ja siin me oleme. Reedene hommik või see õhtu oli suhteliselt lihtne, et see Raadi linna katse või kuidas see nimetada, super special. No see oli suhteliselt lihtne, et seal ei olnud midagi hullu, aga siis tänane hommik oli suhteliselt raske, et vihma sadas ja olud oli suhteliselt keerulised, et rööpade vett täis ja ega suhteliselt raske oli pidama saada ja vahest oli päris mudane mõnes kohas ja kõik teised autod on laiemad. Ja siis meil on nagu kitsam auto ja siis nagu ta hakkab seal rööpasest tantsima ja ega väga ei taha seal püsida. Ja eriti kui halvad olud on, siis on eriti halb. Väga ägedad katsed olid selles mõttes, et plaani panime sellise paika, et üritame ikkagi autoga lõpuni tulla, et teed on teada tuntud sellised katsumust nõudvad teed, aga lõpuks suutsime ikkagi lõpuni tulla, et oli küll probleeme mootoriga väga palju meil terve päeva vältel. Aga ei jätnud jonni ja tulime lõpuni. Raja keerutamise ajal tundus, et see rada on nagu kõvasti hullem, aga eile hakkasime sõitma. Esimene päev oli esimene katse. Masin oli võõras, kätt ei saanud soojaks, kaotus oli suur. Täna hommiku hakkasime sõitma, siis katsevõitu hakkasime noppima. Ralli jumal oli meie poolt. See kraavist käidud, aedu maha võetud ja nüüd lõpuks veel kukkus käigukang ka ära, aga mitteametlikel andmetel oleme nüüd siis nagu võitjad. No peale reket tundus, et rajad on ülimalt lahedad, nii nagu ikka Lõuna-Eestis tegelikult kogu aeg on, et sellist siledat maad vähe, et üle küngaste mineks on ikka torene.
suhteliselt vahet ei ole, mis see ilm on või asi. Kõik on täpselt ühesugune kõigile, nii et täpselt nii nagu teised said hakkama, saime meie ka. No mõned siukesed huvitavad seiklused olid, aga mitte midagi väga hulluna. No paar korda tahtis minna sinna, kuhu meie ei tahtnud.